Tere! Mina olen Edi Priimägi. Ma toodan koduköögis siirupeid, mahlu, moose, salateid. Ma asun siin Mahtra külas ja tegelen sellega juba mingi peaaegu 10 aastat. Alguse sai asi jube lihtsalt. Lapsed kasvasid suureks, moosid olid keldris, põõsad kandsid marju, ei tahtnud järgi kätte neid. Võtsid kätte, korjasid ära, tegid jälle moosid keldrisse, aga keldri saab täis, kaua sa teed neid sinna. Ja üks tuttav ütleb mulle, et aga müü maha. Mina mõtlesin selle peale, et mis asja, kes ostab neid? Pood moosi täis, keegi ei taha mu moosi. Aga ikkagi mõte läks idanema ja tegin selle FIE ära ja hakkasin müüma. Siin Raplas oli talupood. See oli esimene, kes mu moose müüma hakkas ja moosid, salatid, mahlad, siirupid, kõik. Läks päris hästi läks. Praegu viin mitmesse kohta juba ja nii palju kui on, nii palju saavad ja täpselt nii nagu kodus tehakse, et ei ole mingit suurtootmise massi. On täpselt nii palju, et täna tuligi ainult 6 liitrit arooniaid ja saingi ainult 6 liitrit mahla ja nii ongi. Lihtsalt ei osta kuskilt juurde. Kui on aega, käin ka talus metsas seal, korjan mustikaid ja jõhvikaid ja seeni, aga see aasta juhtus nii, et ei saa ja siis neid ei ole lihtsalt. Kõik on väga lihtne ja loogiline. Et ma ei lisa omale kuskile mingeid paksendajaid ega säilitajaid ega asju, kõik on naturaalne, salateid säilitab sool ja äädikas, nii nagu ta on eluaeg tehtud ja moosis on suhkrut. Tõsi, ma panen suhkrut vähem, kui igasugu vanaaegsed retseptid ette näevad, sest ma ise väga magusat ei armasta ja ikkagi ma teen oma maitse järgi, siis mina ju teen teda. Ja nagu niisugused naturaalsed ja ehtsad, et ei ole mingid keemiad sees. Esimesena tulevad rabarberi. Rabarberi moos on banaaniga. See on mingi Vene aja lõpus tekkis mingisugune ulmeretsept, mida kõik hakkasid kuulult kasutama ja meie majas läks ta nii hitiks, et kõik tahtsid ja me tegin teda hullusti. Ja siis on rabarberi siirup ja mahl samamoodi. Hästi läheb, siis tulevad õunad. Valgeklaari moos on mul niisugune ilus helekollane viiludega, mis mul vanaema tegi ja see on nagu minu lemmik õunamoos, mulle teised nagu ei maitse. Ja ma teen ka, mul ei olegi muid õunapuid, ma teen ka ainult klaaridest. Ja kui on väga palju klaari, nagu eelmine aasta oli, siis teeme mahla ka. Siis edasi tulevad juba hakkavad salatid juurde tulema, marineeritud kurgid ja mul on üks niisugune salata ei ole. Kliendid ristisid ta sakuiskaks. Seal on marineeritud kurk, uba, türgi uba, lillkapsas ja kiirstomat. Et nagu ühes purgis koos, et see on siis niisugune ka üks salatitest toode. On toomesalat, lecho, lihtsalt marineeritud kurgid ilma kellegita ja marineeritud kurgid lillkapsaga. Mingit suurt eesmärki ei ole, et hakkan suureks tootjaks nagu tehast tegema, et nii kaua kui jaksan ja saan ja tahan ja kui on ostjaid, nii kaua teen ja kui rohkem ei ole, siis aitab kõik.